Iraan saatis täna oma vastuse Donald Trumpi järjekordsele rahupakkumisele. Lühidalt öeldes väidab Trump, et Iraan anub rahulepet, samas kui Iraan ütleb, et lepet vajab rohkem just Donald Trump. Kui aga rääkida sisuliselt, siis Iraanis teatati, et nende ülemjuht Ayatollah Khamenei lubas kaitsta oma riigi tuuma- ja raketipotentsiaali, mida USA president Donald Trump püüab piirata. Ja Khamenei isegi ähvardas anda hävitava löögi Ameerika Ühendriikidele. Kuid diplomaatia pole siiski peatatud ja pooled jätkavad rahuplaani ettepanekute vahetamist. Samal ajal seadsid ka mitte ainult Iraan, vaid ka Ameerika meedia kahtluse alla USA kaitseministri Pete Hegseti avalduse selle sõja maksumuse kohta. Ja nad kinnitavad, et see summa on vähemalt 2 korda suurem, kui eelmisel päeval välja kuulutati. Minu nimi on Aleksei Bitši, arutame seda teemat koos, aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange videole like ja jätke oma kommentaar selle video alla. Lisaks sellele tellige minu Telegrami kanal Bitši News. Link sellele on selle video kirjelduses. Seal avaldame operatiivseid uudiseid kohe, kui need ilmuvad. Niisiis, Iraan esitas oma vastuse Ameerika Ühendriikide viimastele muudatustele sõja lõpetamise kava projektis. Iraani vastus näitab, et diplomaatia ei ole siiski täielikult külmutatud. Ja see toimub samal ajal, kui USA president Donald Trump hoiab mereblokaadi jõus ja kaalub uusi sõjalisi samme Iraani vastu. Muide, neid me arutasime teiega eraldi saates selles YouTube'i kanalis alles eile. Viin teid lühidalt kurssi. Möödunud nädalavahetusel esitas Iraan Ameerika Ühendriikidele ettepaneku Hormuzi väina töö taastamiseks ja sõja lõpetamiseks. See tähendab sisuliselt rahulepingu sõlmimist, kuid tuumaläbirääkimiste pidamist pakkus Iraan edasi lükata hilisemale ajale. See tähendab tegelikult naasmist alguspunkti, kus see sõda alguse sai. Esmaspäeval saatis Valge Maja erisaadik Steven Witkoff paranduste nimekirja, mille eesmärk oli tuumaküsimuse tagasitoomine tulevase rahulepingu projekti teksti. Ja siin on üks neist sõnumitest. Parandused sisaldasid nõuet, et Iraan ei tohi isegi proovida rikastatud uraani oma pommitatud tuumarajatistest välja viia ega ka mitte mingit tegevust nendel rajatistel taastada, kuni läbirääkimised jätkuvad. Ja selle taustal teatas Trump, tsiteerin, keegi ei tea, millest läbirääkimistel räägitakse peale minu ja veel mõne inimese. Nad tahavad väga tehingut sõlmida. Meil on probleem, sest keegi ei tea täpselt, kes Iraanis juhib, liidrid. See on väike probleem. Vastuseks väidavad iraanlased, et just Trump vajab meeleheitlikult tehingut. Aga iraanlased võivad endale lubada veel paar kuud aega venitada. Täiesti kindlalt. Meinin, et 4 päeva pärastlõunal pidas Trump oma riikliku julgeoleku meeskonnaga umbes 45 minutit kestnud nõupidamise Iraani teemal Valge Maja situatsioonikeskuses. Koosolekul viibisid asepresident J.D. Vance, välisminister Marco Rubio, kaitseminister Pete Hegseth, Keskluureameti direktor John Ratcliffe ning nõunik ja seesama erisaadik Steven Witkoff. USA keskväe juhatuse ülem admiral Brad Cooper ja ühendstaabi ülemate komitee esimees kindral Dan Kane andsid Trumpile ja tema meeskonnale ülevaate uutest võimalikest sõjalistest tegevusplaanidest Iraani vastu. Et mitte ennast korrata, arutasime neid plaane teiega juba eile siin samas YouTube'i kanalil. Kui jätsite vahele, minge kanalile ja vaadake kindlasti järele. Iraani vastuse kohta pole veel täpselt teada, kuid avalikult saadab Iraan mitte eriti sõbralikke signaale. Iraani kõrgeim juht Mojtaba Khamenei lubas järjekordses kirjalikus pöördumises kaitsta oma riigi tuuma- ja raketipotentsiaali, mida USA president Donald Trump püüab piirata. Edasi tsiteerin Mojtaba Khamenei avaldust, mida Iraani meedia levitas. Tsitaat. 90 miljonit uhket ja ausat iraanlast nii riigis sees kui ka väljaspool peavad kõiki Iraani vaimseid, inimlikke, teaduslikke, tööstuslikke ja tehnoloogilisi võimalusi alates nanotehnoloogiast ja biotehnoloogiast kuni tuuma- ja raketipotentsiaalini rahvuslikuks varaks. Seega ei kavatse iraanlased sellest kõigest loobuda.
avalduse luges ette Iraani riigitelevisiooni saatejuht neljapäeval 30. aprillil hiljaõhtul. Mojtaba Khamenei ise pole avalikkuse ette ilmunud alates sellest ajast, kui ta sai ülemjuhiks pärast oma isa Ali Khamenei hukkumist USA ja Iisraeli õhurünnakute käigus. Meedia kirjutas, et noorem Khamenei võib olla haavatud, kuid Teheran eitab seda. Lisaks vihjas Mojtaba Khamenei, et Iraan säilitab kontrolli Hormuzi väina üle. Tema sõnul muudab Iraani kontroll selle olulise veetee üle Pärsia lahe turvalisemaks ning Teherani uued õigusnormid ja juhtimine väina suhtes toovad kasu kõigile piirkonna riikidele. Samuti ähvardas Iraan, tsiteerin, pikaajaliste ja valulike löökidega Ameerika vägedele, kui Washington taastab rünnakud ja esitab taas oma pretensioone Hormuzi väinale. Üldiselt ei paista, et Teheran oleks valmis tegema Donald Trumpile kõiki võimalikke järeleandmisi. Aga see pole muidugi veel kõik. Praegu pilkavad iraanlased avalikult USA kaitseministri Pete Hegseti hinnangut selle kohta, kui palju raha USA on juba kulutanud sõjale Iraani vastu. Pete Hegseth teatas hiljutisel USA kongressi senati kuulamisel, et USA on sõjale kulutanud $25 miljardit. Iraanlased väitsid, et see summa on 4 korda suurem, arvestamata neid kahjusid, mida kannatavad tavalised inimesed, näiteks ameeriklased, kuna bensiinhinnad on tõusnud rekordtasemele. Viimati olid sellised hinnad 2022 aasta juulis, kui Venemaa pidas täiemahulist sõda Ukraina vastu. Praegu on seal hinnad $4,3 galloni kohta, mõnes kohas isegi kõrgemad. Kui iraanlased ilmselgetel põhjustel muidugi seda arvu liialdavad, siis Ameerika meedia arvutab siiski välja reaalsed numbrid. No, sest jutt käib nende maksudest. Ja siin Ameerika ametnike andmetel, kes tuginevad sisemistele hinnangutele, on USA kulutanud sõjale Iraani vastu vähemalt $50 miljardit. See on peaaegu 2 korda rohkem, kui Pentagon ametlikult tunnistab. Selle teabe avalikustas kanal CBS News. Ja nagu telekanali vestluskaaslased ütlevad, ei hõlma $25 miljardi suurune summa kahjustatud ja hävitatud tehnikat ega ka sõjaväelastele ning USA objektidele Lähis-Idas tekitatud kahju. Kõige rohkem raha kulub laskemoonale, mida tuleb pidevalt täiendada. Lisaks on Ameerika sõjaväelased kaotanud vähemalt 24 luure- ja ründedrooni MQ-9 Reaper, millest igaühe maksumus on alates $30 miljonist. See tähendab, et see on juba vähemalt $720 miljonit. Lisaks arvestage, et seal sai kahjustada lennutehnika, tulistati alla lennukeid, tulistati alla helikoptereid, rünnati sõjaväebaasi, lennubaasi Saudi Araabias ja nii edasi. Lisaks on lisakulud seotud kütusega, jõudude ümberpaigutamisega ja sõjalise infrastruktuuri rajamisega. Ja nüüd ütles senaator demokraat Chris Coons samuti, et $25 miljardi suurune hinnang on selgelt alahinnatud ega arvesta 2 kuu jooksul piirkonnas vägede ülalpidamise kulusid. Mis puudutab sõjaväebaaside taastamise ja rajamise kulusid, siis Pentagon ei suutnud praegu isegi ligikaudset summat nimetada. Allikad kinnitavad aga, et peaaegu kõik USA baasid Lähis-Idas said Iraani rünnakute tõttu mingil määral kannatada. Sõda mõjutab juba ka Ameerika Ühendriikide majandust. Senati relvajõudude komitee kuulamisel küsis kongressmen Ro Khanna Pentagoni juhilt Pete Hegsetilt, kui palju see ettevõtmine riigi kodanikele maksma läheb, arvestades kulude kasvu ja tagastamatuid kulutusi. Bensiini ja toiduainete. Ja siis minister Hegseth vältis otsest vastust, pakkudes selle asemel mõelda, tsiteerin, milline oleks hind, kui Iraanil tekiks tuumarelv. Üldine nõuanne kõigile ameeriklastele Pete Hegsetilt. Kannatage. Ei meeldi, aga kannatage. Ja siin on oluline märkida, et kongressi komitee kuulamised toimuvad USA presidendi administratsiooni arutelude taustal täiendavate vahendite eraldamiseks, kulude katteks ja arsenali täiendamiseks. See number on väga oluline. Ameerika ametnikud plaanivad taotleda kuni $200 miljardit. See number on juba realistlikum. Samal ajal peab Trump võimalikuks sõjaliste tegevuste taasalustamist, kasutades uusimaid Dark Eagle hüperhelikiirusega rakette, samuti eriüksuste saatmist uraanivarude hõivamiseks, kui Iraan ei järele anna. Nagu näeme, ei ole Iraan eriti valmis järele andma.
Siia panen 3 punkti. Mis on teie arvamus? Millised on teie järeldused? Kirjutage kommentaaridesse selle osa alla. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldib. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha mis tahes annetuse või YouTube'i sponsorluse kaudu. Kõik lingid ja andmed leiate selle video kirjeldusest. Seal on erinevad platvormid ja erinevad võimalused. Valige endale sobiv variant. Olen tänulik teie toetuse eest. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head!